Alustasime juba, jah? Tere päevast! Alustasime juba täna siis ciabatta tegu. Tahan teile näidata, kuidas siis tehakse ciabattat autentikust. Autentik on meil siis selline, ma lähen siia. Autentik on meil siis selline juuretis, mis on saadud looduslikul teel kääritamisest. Ja tegelikult on ta selline pakis siin selline kuivpulber siis. Igati naturaalne. Nii. Hakkame siis kõigepealt segama tainast. Autentikuga on väga lihtne. Mul on siin võetud siis täna 2 kilo jahu. Siis ma pean ikkagi autentikut kaaluma. Ma pole siia autentikut valmis kaalunud. Ma pean panema siia 80 grammi autentikut. Võtsin kaalu ära. Nii. Arvasin küll, et mul ei ole kaalu vaja. Vesi on mul nagu ära kaalutud siis. Vett on mul 1,8 kilo. Jahu on 2 kilo, tavaline nisujahu. 550. Lisan siia 80 grammi autentikut. Autentikut käib siis 1 kilo jahu kohta 40 grammi. Ja siis käib ciabatta sisse veel sool. Soola olen ma siia kaalunud eraldi siis, sellepärast, et meie autentik on elus organism ja soola ei tohi autentiku peale panna, kuna siis ei hakka see tööle, ei hakka kergitama. Nagu te teate, ei tohi ka pärmi peale soola panna. Nii et kaalusin eraldi. Paneme siis katlasse. Autentik, jahu, sool. Olen ma valmis kaalunud ka veel õli. Soola ma panin 20 grammi 1 kilo jahu peale. Kuna mul on siin siis 2 kilo jahu, siis on siin ka 40 grammi soola ja 40 grammi õli. Mina panin oliivõli. Võib ka tavalise õliga teha, kes kuidas soovib. Ja siis on mul valmis kaalutud, nagu ma ütlesin, 1,8 kilo vett. See on päris suur veekogus. See on siis kilo jahu kohta 900 grammi. Temperatuur on mul külm. Vee temperatuur on hetkel kuskil 10 kraadi. Kuna ciabatta on selline sai või saialine, mis tahab päris pikalt segamist. Nagu näete, on mul siin ajaks pandud aeglane kiirus 9 minutit, siis 9,2 ja kiire kiirus 10. Ja nagu te näete, ma ei lisanud korraga ka kõike vett. Autentikuga tegelikult töötades on parim see, kui lisada vett mitu korda. Et alguses siis aeglasel käigul ja oluline on ka, et kiirel käigul segada vett. Siis tuleb taignal kena struktuur. Panen hetkel selle vee käest ära siit. Nii et praegu jätamegi siis selle taigna segama. Jäänud on 8 minutit. Ma räägin siis teile nii kaua taigna segamisest ja kergitamisest. Et segame taigna ära, siis te näete, missugune ta olema peab. Siis ma panen taigna kasti sisse kerkima. Kasti õlitan eelnevalt ära õliga. Ja tegelikult on nii, et see taigen peab siis kerkima seal kastis kuskil 1,5 tundi. Olenevalt siis, kui suve on ja olenevalt loomulikult ka sellest, et mis võimalused kellelgi on. Ciabatta taigen võib kasti sees kerkida väga edukalt ka toatemperatuuril. No võib-olla läheb natuke kauem aega siis, aga autentik kergitab ta ilusti üles.
sellepärast, et ma tean, et aga siis peab kaan peal olema. Ma tean, et paljudel ei ole sellist võimalust, et kergitada seda kerkekappis. Mina nüüd kergitan täna kerkekappis oma tainast, et siis on nagu ajaga natukene kergem arvestada. Aga siis Autenticu kiituseks veel seda, et ma pean ütlema, et temaga on lihtsam töötada kui pärmiga, sellepärast, et ta pärmi sai, kui ta kerkib üle või aeg läheb nagu kerkeaeg läheb liiga pikaks, siis pärmi Ciabatta võib teil lössi vajuda, aga Autentic on meil ikkagi selline tooraine, et Autenticuga seda nii lihtsalt ei juhtu. Oleme me siin küpsetanud isegi niimoodi, et elekter kaob ära, võtad kerkekapist välja, ikkagi seisab päris tükk aega. Ja kui ta isegi ahjus niimoodi vahepeal alla langeb, siis auru andes ta tuleb ilusti üles. Nii et igati soovitan kasutada Autenticut siis Ciabattade tegemisel. Mina teen küll täna täiesti tavalist Ciabattat ilma mingite lisanditeta, et asi nagu selgem oleks, aga tegelikult võib Ciabattasse lisada mida iganes. Rukkiteri, seemneid, erinevaid maitseid, juustu, kellele mis meeldib, röstsibulad, mida iganes. Ja soovitatav siis oleks Ciabattasse, mina olen tavaliselt, kui ma teen lisanditega Ciabattat, näiteks rukkiteradega, siis olen ma lisanud 30% jahukogusest siis, mitte taignakogusest, vaid jahukogusest. Ja siis, mis ma veel räägin siis? Authentic. Jah, Authenticuga on nüüd sellised lood, et Authentic kinnises pakendis säilib 1 aasta. Ja 1 aasta võib ta siis säilida kinnises pakendis ja täiesti laotemperatuuril ei pea seisma külmas. Aga kui te olete avanud nagu selle Authenticu pakki juba, siis peab ta kindlasti korralikult sulgema. Näete, mul on siin kuupäev peale siis kirjutatud, millal ma selle pakki avanud olen. Ja tuleb ta kindlasti sulgeda õhukindlalt. Võib ka panna, et taga midagi juhtuks, et ta teil külmutuskapis ümber ei läheks või midagi juhtuks. Võib panna ka sellisesse suletavasse kotti või siis mõnete klambritega kinni. Et siis on nagu ta teil hästi hoitud. Mitte mingil juhul ärge jätke teda toatemperatuurile, ärge pange ka sügavkülma. Et avatud pakk külmutuskapis, kuna ta on elus organism. Kui te jätate ta niimoodi vedelema, siis ta ei tööta enam pärast. Nii, aga nüüd ma siis lisan vett veel siia. Kuna taigen on suht kuiv. Taigna segamine käib sellepärast aeglasel käigul nii kaua, et see taigen võtakski nagu vett sisse. Ja siis kiirel käigul ka hakkame talle jälle vett lisama. Ja, okei. Et selle Authentic on meil pärit siis Itaaliast. Altamura piirkonnast on korjatud kõik need, nagu öeldakse,
ma ei tea, kas niimoodi võib öelda, et korjatud, aga no ikkagi nagu korjatud. Kõik need elusorganismid, mis siia kokku on pandud siis sellesse kääritusesse. No nagu ma ütlesin, et on looduslikul teel kääritatud juuretis ja siis on ära kuivatatud. Ja samuti omab ta ka, kui nagu seda tainast segada, siis ta omab värvi, natukene annab taignale värvi, samuti annab ta nagu väga head lõhna. Kahjuks te täna seda nagu tunda ei saa, aga tegelikult on nii, et kui segadagi lihtne ciabatta ilma igasuguste lisanditeta, tavaline nagu me täna teeme, siis tal on juba oma lõhn ja maitse tegelikult, mis täiesti eristub tavalisest, nagu kui teha pärmisaia sama retsepti järgi, et paned vee, jahu ja ütleme pärmi ja õli, siis te ei saa sugugi nagu nii lõhnavat ja nii maitsvat saia, kui saab autentikuga. Samuti aitab autentik ikkagi saial natukene säilivusaega ka pikendada. Ma vaatan nüüd, mis siin katlas toimub jälle. Paneme ta kiiremale käigule juba. Siis hakkab siit moodustuma juba midagi sellist taignataolist. Ja ma ei tea, missugused taignasegajad kellelgi on, mõnel ei olegi seda kaant peal, on siin ainult metallvarbad, minul on siin selline kaan peal, aga mul on ikkagi võimalus nagu teise käigu ajal kiirel käigul lisada vett, sellepärast et seda ciabatta armastab. Et talle tasapisi vett lisatakse. Mina panen niimoodi, tõstan natukene ääre üles, see taigen käib mul edasi ja ma saan siit niimoodi tasapisi vett lisada. Ja sellepärast ma soovitasin ka külma vettel kasutada üldiselt, et kuna see taigen käib siin nii kaua, peaaegu 20 minutit, siis see masin juba käiab selle taigna nagu piisavalt soojaks. Ja kuna ciabatta taigen on selline vedel, nagu ma teile ütlesin, et mul on siin 1,8 kilo vett ja 2 kilo jahu, siis kui kasutate väga sooja vett, siis on oht, et see taigen jääb lõpuks, see gluteenivõrk ei moodustu ja ta jääb selline kõlbmatu, ütleme nii. Sellepärast, et ciabatta taignal on tõesti oma omadused, mida ma teile pärast näitan. Ta peab olema vedel, aga samas selline sitke. Et siit katlast peaks ta siis väga hästi välja tulema. Ja kellel sellist võimalust ei ole, siis võibki teha nii, et siis paneb vahepeal lihtsalt masina seisma, kallab natuke vett ja segab edasi. Ja siis võib natukene harvem lihtsalt seda vett lisada. Minul on lihtsalt siia nii mugav panna. Mina vaatan selle järgi, et kui taigen on ennast niimoodi natukene siia konksu ümber kokku tõmban, siis ma jälle lisan. No ja, seda ma pärast räägin, seda ma pärast näitan, kuidas see taigen tegelikult, kui niimoodi kiirel käigul teda niimoodi kloppida ja nii-öelda kloppida tõesti ja vett lisada, siis ta juba jääb selline õhuline ja mulliline. Ja kui ta siis pärast natuke kerkib, noh, mitte natuke, vaid kerkib ka kuskil 1,5 tundi, siis ta on selline eriti mulliline, peab olema. See on nagu eesmärk ciabattal. Sellepärast, et ciabattal on ikkagi see struktuur selline, et tal on auke peab olema päris palju ja krõbekoorik kindlasti. No nüüd on siin veel jäänud 6 minutit. Ma proovin selle vee siia kõik. Vaatame, kas ta võtab nii palju vett vastu. Ega see on täpselt nii, et tegelikult on mingid raamid
ciabatta tegemiseks, aga tunded peavad ka olema. Ja see hääl, mis te praegu sealt kuulete, kuidas see taigen seal niimoodi laperdab, see on nagu väga hea hääl ciabatta segamisel. Nii peabki olema. Kohe ma näitan teile, siis ma tõstan selle korraks üles. Segada jäänud praegu hetkel 5 minutit. Aga kes näita seda ennast? Ta on päris kaua siin seganud ennast, aga nagu te näete, ta on veel selline täiesti nagu siuke rabe. Absoluutselt ei ole ta veniv ja jääb kätte külge. Nii et segame edasi. Selline ei tohi ciabatta taigen kindlasti mitte olla. Nii. Lisan veel vett. Nii võime uuesti vaadata seda tainast. Ma tõstan veel korraks kaane üles. Nagu te näete, ikka ta on selline nagu ei ole eriti sitke ja taigna nagu siuke väljanägemine on ka selline nagu krobeline või ta ei ole nagu nii ühtlane, kui te vaatate. Nii, ma nüüd ootan natuke, vahepeal vette ei lisa igaks juhuks. Vaatame, kuidas ta käitub. Sellepärast, et vahest ongi nii, et ta ei võta kogu vett sisse, vahest võtab rohkemgi veel. Nagu ma ütlesin, et olenevalt siis temperatuurist ja isegi sellest oleneb, kui palju te nagu päeva jooksul katelt olete kasutanud, kui te seda katelt ennem olete nagu kasutanud ja teisi saiataignaid järjest seganud, siis see katel on ka soojem ja taigen läheb kiiremini soojemaks. Et siis peaks vesi veel külmem olema. Suve ajal võite isegi panna vett jäätükkidega, kellel see võimalus on, et lisada veele. Kellel ikkagi on tootmine ja masinad soojad ja kui tuba on kasuaja tootmisruum, siis isegi jäätükkidega vett soovitan panna. Muidu taigen ei lähe selliseks sitkeks. Ja gluteen jääb nagu välja, gluteenivõrk jääb nagu välja arenemata. Jääb selline. Nii, vaatame siis. Kuidas on?
Noh, nagu te näete, nüüd on ta juba muutunud sellisemaks sitkemaks. Enam ta nii löödi ei ole, aga ma ütleks, et tahab veel natukene segamist. Ta nii säbruline, kuidas ta tainast ka vaatate, ta ennem oli nagu sellisem säbrulisem. Ta peab minema sellisemaks natuke kergelt läikivaks isegi lõpuks, kui ta on väga hästi ära segatud. Veetilgab see külma. Vot selline laperdav hääl on ciabatta jaoks väga hea. Ma ei tea küll, kui palju te kuulete. Et see siis segab ja peksab teda hästi seal katlas. Ma vist katsun veel. Teen kaane lahti ja vaatan, kuidas taigen nüüd välja näeb. No näete, nüüd on taigen ikkagi nagu sellisem sitkem. Näete, niimoodi, et kui venitada, siis ta eriti katki ei lähe. Paar korda veel segan. Ja ma arvan, et ma võin isegi veel sutsuke vett juurde lisada. Natuke mul on jäänud siia. Ega ma nüüd kindlasti seda siia nüüd ära sisse pigistama nagu kindlasti ei pea, aga ma natuke veel lisan. Loetud sekundid on jäänud. Nii, vaatame siis, kuidas on. No näete, ma ütleks, et on juba päris hea. Tõmban siit poolt. Näete, kui te tõmbate, ega talle augud eriti sisse ei tule. Ma veel natukene siis segan lõpuni. Panin natuke kiiret aega juurde. Vaatan veel. Nii, ma arvan, et nüüd on hea. Jessus. Nii. Mul on siis, näete, selline kast ciabatta taigna jaoks muretsetud. Selle ma siis õlitan ära. Ma panen jällegi oliivõli ja ma panen päris palju õli, et võib panna tavalist õli ka. Palju õli sellepärast, et põhi peab olema kõik koos ja see ciabatta hakkab pärast kerkima siia äärtesse, siis seda õli peab olema nii palju, et ta ikkagi kerkib koos selle taignaga. Ja hea on nüüd omada õliseid käsi. Siis ma saan paremini selle taigna siit kätte. Katlast, kui mul on käed õlised. No nii. Näete, taigen on siis lõpuks selline, et ta on küll vedel,
Siia on väga palju vett pandud, aga samas ta nagu hoiab kokku see gluteen. Gluteenivõrk on moodustunud, ta on selline sitke. Ja see ongi nagu tegelikult ciabatta segamise juures kõige olulisem, et te lõpuks saaksite sellise sitke nagu ühest tükist taigna, mis teile ei lagune. Nii, võime vaadata huvi pärast, palju mul see taigna temperatuur siin praegu on. Et siis on teada. No temperatuur on hetkel 25,56, no 25,67, nii ta jääbki, 25,5. Ja tegelikult vesi oli mul nagu päris külm, nagu ma ütlesin. Ja segamisaeg on pikk, nii et kasutage ikkagi külma vett. Soovitan. Siis on kindel variant, et saate hea sitke taigna. Ma panen kaane ka peale. Kaane peavad eriti need peale panema, kes hakkavad siis seda tainast toatemperatuuril kergitama. Lihtsalt läheb natuke kauem aega. Nii. Ja minul on siis taigen juba valmis kergitatud. Selle taigna ma segasin ära täpselt 1,5 tundi enne meie webinari algust. Et vaatame siis, mis tast saanud on. Nagu te näete, selles mõttes, et kogused on täpselt samad, nagu ma praegu tegin. Et siin on 2 kilo jahu ja kõik on sama. Ja seisnud on ta hetkel siis natuke üle 1,5 tunni. No näete. Vot siin on juba need mullid. Ja ma ei teagi, saab näete, te saate võrrelda, kui ma nüüd panen, kogused on samad, kastid on täpselt ühesugused, et nüüd siit on nagu hästi näha, kui palju siis see taigen nüüd lõpuks 1,5 tunniga kerkinud on. No minu arust on ta 3 korda kõrgem. Nüüd ma siis kallan välja taigna. Enne pean ma laua hästi jahuseks tegema. Nii, kohe ma näitan. Ma jahu panen päris palju paksult siia. Selle mõttega, et see ciabatta taigen on ju õline ja selline parajalt vedel, et ta siia laua külge kinni ei jääks siis. Nii, ma arvan, et no, nüüd peaks piisama. Ja kuna nüüd see õli ongi siis siit äärest kerkinud koos selle taignaga, nagu te näete, õli on nagu ka üles kerkinud ja siia külgedele jäänud, mis oli eesmärk, siis on seda tainast siit ka kergem nagu kätte saada. Ühe ääre tõstate üles, siis läheb õhk vahele ja siis ta lupstigi kukub siit niimoodi välja. Siia külge jäi veel natuke. Nii. Võib veel natuke puhastada. No näete, selline, no, mul tuligi juba see taigen siia natuke liiga ette, kus ei ole nii palju jahu. Aga ärge kartke, nagu ma ennest ütlesin, et autentik on selline, mis nii lihtsalt, autentiku tootel nii lihtsalt kohe lössi ei vaju. Nii et ei tasu karta. Natukene seda taigna liigutamist.
paneme nüüd, igaüks siis ise vaatab, kui pakse või kui peeni tooteid ta nagu soovib saada. Et kui on mingid võileiva saiad väiksemad, siis peaks see taigen olema nagu niimoodi, võite teda siit venitada ilusti. Nii, kuna teil on jahu siin all päris palju, siis saate käe siia alla panna, niimoodi teda ilusti siia poole löödistada. Siit, kes tahab teha sellisemaid pätsisarnaseid asju, siis oleks vaja, et ta on siit natukene paksem. Nii. Ääred ma lõikan ära. Siit. Siis ääred siit. Nii. Ja siit ka. Oliivõli, kõik selle ma jätan siia peale, sellepärast, et kui te selle ära küpsetate, siis koorikule ja saiale see oliivõli tegelikult annab ka sellist head, eriti koorikule, sellist head aroomi ja maitset. No nii, ja nüüd siis vormimine. Paber. Mina panen nad plaatide peale nagu plaadi tagaküljele, sellepärast, et ma pärast viskan need ciabatad, kui nad on kerkinud, viskan ahju koos paberiga, viskan, noh, ma ei pane neid plaadiga ahju. Et ma viskan nad koos paberiga lihtsalt, siis on nagu kergemini läheb. Lihtsam tegutseda, kui ma panen need plaadid niimoodi tagurpidi. Aga kellel seda võimalust ei ole, siis pange tavaplaadi peale ja nii ma tahaks natukene jahu veel. Tavaplaadi peale võib plaadi peal ka küpsetada, aga kuna mul on sellised ahjud, et saab panna sinna ahju põhja, siis ma panen ahju põhja. Nii. Pärast plaadi peale panekut peavad need ciabatad teil kerkima veel umbes pool tundi. Te võite neid vormida ka niimoodi. Näete, selle käega keerate selle sinnapoole, selle käega enda poole. Siis tuleb teil keskele selline keerd. Nii. Selle saia ma panen ka siis niimoodi keeruga. Et selle panen sinnapoole, selle panen enda poole. Ja siia sellised lipsukesed. Saab natukene kuju. Teistsugust kuju. Ja neid siis lähevad, kes soovib siis kergitada toatemperatuuril. Ja kes soovib, see kergitab siis kerkekapis. Siit ma saan veel paar ilusat suurt ciabatat lipsukujulist. Nii. Nagu näete, need taignad tulevad või need ciabatad tulevad ilusad suurte aukudega, kuna siit on juba näha, et kogu see taigen on väga selline õhuline ja mullitab kõik kenasti. Aga nagu näete, sellise väntsutamise peale, kuigi see taigen oli väga õrn, väga vedel, kõik mulliline, sellise kruttimise peale ja see ega midagi nagu alla lössi ei vaju nagu pärmitaignaga. Võiks kohe vajuda. Nii, ja nüüd siis, siin on mulle jäänud juba nagu selline õhem. Näete, seda võib veel isegi laiemaks tõmmata.
No selle võib teha siis sellisteks võileiva portsjoniteks. Ei tea, ma lõikan siis nii. Ja teen sellised piklikud tükid. Keeran jahu sees ka veel mõlemist poolt. Tõmban natuke laiali. Taigen on hästi õrn, hästi pehme. Kes jahu nii palju ei taha, siis ärge kahelt poolt keerake, võite ainult ühelt poolt keerata. Nii. No näete, kui mulliline ta on. Kindlasti ma siit selle viimase juba korjan ära. Ma räägin teile veel siis sellisest võimalusest ka, kuidas teine variant, kuidas veel ciabattat teha, on üleöö taigen, üleöö tehtud ciabattasid, mis jääb ka väga hea tänu sellele, kui ta seisab terve öö külmutuskapis. Sellist ma olen ise ka proovinud teha. See on siis niimoodi, et te teete taigna valmis, ja panetegi taigna koos karbiga, mitte ei pane kerkekappi, vaid sooja ruumi, vaid panete külmutuskappi. Mina panin täna ööseks siis külmutuskapis oli mul 6 kraadi sooja. Ma tegin eile taigna valmis kuskil kella 4:30 oli mul taigen valmis. Panin ta 6 kraadi juurde külmutuskappi. Täna hommikul tulin ma kell 8, siis oli mul taigen sama hästi kerkinud, nagu te praegu nägite, see 1,5 tunnine, nii et ta öösel kerkib aeglasemalt, aga samas ta nagu käärib seal nii kaua, et talle tuleb juurde väga uusi nagu maitseomadusi. Sellel üleöö kääritamisel tuleb ta selline eriti ilusa struktuuriga ja maitsev. Ja selleks on ka veel 2 varianti. Võite panda taigna külmutuskappi, aga võite teha ka nii, et taigna poolenisti, ütleme tund aega kergitate, teete juba valmis pätsid valmis ja siis panete külmutuskappi. See kiirendab kindlasti teie tööd. Teinekord, kui aega pole ja tootjatel on nagu sellest hea, et tootja võib tegelikult siis panna külmutuskappi temperatuuri madalamaks, näiteks 4 või 5, hoida seal oma eile tehtud ciabattasid ja küpsetada neid osade kaupa, nii kuidas vaja on. Hommikul tulete tööle, võtate mingi osa ciabattasid välja, lasete neil seista toatemperatuuril või kerkekapis kuskil 20 minutit või pool tundi ja siis küpsetate. Ja järgmise osa võite näiteks 3 tunni pärast välja võtta. Ja ka täpselt seesama, et panete toatemperatuurile või kerkekappi ja küpsetate ja teil on mitu korda päevas tegelikult värsked tooted olemas. Kui teil muidugi on külmutuskappi võimalust, et teil need saiad on üleöö külmas. Siis ma tahtsin rääkida veel sellist asja, et tegime selle taigna valmis, mis me teiega koos segasime. Ma kohe näitan, kus ta on. Kui ta on teil kuskil pool tundi seisnud, siis võite teha lapata taigna, siis te saate endal sellised natukene kõrgemad ciabattad. Ma näitan teile. Võtate, see on juba natuke seisnud, võta lihtsalt taigna niimoodi, siis siit panete siit kokku niimoodi, siis tõmbate selle ääre siia
siis tõmbate selle ääre siia ja siis keerate selle tagurpidi. Nii. Selle ümbriku. Nüüd kenasti ajate mööda seda kasti laiali. Ja nüüd me teda enam ei puudu. Nüüd siis kerkib edasi või kuidas te soovite, nagu ma rääkisin, teete endale üleöö variandi, panete kas külmutuskappi või panete kerkekappi. Ja see, et te niimoodi lappate teda, see jätab teie tšabatad pärast siis sellisemaks kõrgemaks. Kersti näitab siit. Näete, siin on mul need tšabatad tehtud sellest lapatud taignast. Siit on ka kohe näha. Sellest jäävad sellised lõhed. Ja siis siit nendest, vaata siit nendest saiade otstest. Nendest on ka siis näha. Et teda on niimoodi kihistatud. Ja siis selles kihistatud taignas ongi rohkem jõudu. Siis teil kerkivad sellised kõrgemad tšabatad. Mõni võib veel neid lapata mitu korda kerke ajal, aga mina teen tavaliselt üks kord. Ja siis teil jäävad ka need lipsud, kui te tahate selliseid lipsukujulisi tšabatasid, siis teil jäävad need lipsud ka sellised kõrgemad. Näete, siit on näha, et seda tainast on niimoodi kokku lapatud ümbrikukujuliseks. Aga jah, loomulikult, kui teil on sellised võileiva kakukesed, siis neid ei pea lappama, neid jäävadki sellised madalad ja ühesõnaga, mida kõrgemat või sellist uhkemat tšabatat tahate, võite seda tainast niimoodi ühe või mitu korda lapata. Nii, ja need ongi mul siin need üleöö tšabatad siis, mis ma küpsetasin, mis seisid mul täna öösel külmas 6 juures. Siin on ka veel. Näete, sellised nad on. Siit on ka nagu väga hästi näha, et see on see lapatud taigen niimoodi. Ta kerkib kõrgemaks. Ma võtan siis, lõikan ühe tšabata lahti. Ja see koorik on siiamaani täiesti krõbe ja krõpsuv, kuigi need on mul juba hommikul ära küpsetatud. Kuulete, missugune krõbin. Ja nad ei olegi nagu pehmeks läinud. See öine kääritamine aitab sellele ka kaasa, et te saate krõbedama kooriku oma tšabata peale. Nagu näete, on struktuur selline päris auguline. Vaatan siit selle lapatud saia ka veel. See ongi mul lahti lõigatud. Näete, selline tšabata siis lõpuks. Ja lõhn on loomulikult imehea selles mõttes, et selline tunne, nagu siia oleks pandud mitmeid lõhna- ja maitseaineid, aga see on kõik täiesti naturaalne. Täiesti naturaalne, jah. Ja siin on natuke isegi selline kääritatud lõhn on täiesti olemas. Praegu on need sellised hapusaiad ja sellised hetkel populaarsed. Ta nüüd päris hapusaia nagu sellist lõhna välja ei anna, aga ikkagi tal on täiesti omapärane iseäralik selline naturaalne lõhn ja maitse on ka juures. Ja nagu ma juba mainisin, et see krõbe koorik teil ära ei lähe. See täiesti praksub siiamaani hommikul küpsetatud sai. Kuulete? Üleöö kääritatud tšabata. Aja kokkuhoiu tšabata. Aga siis ma ei oskagi täna teile enam mingit head nõu anda.
Kui teil on küsimusi, siis küsige palun ja hoidke ikka oma autentikut ilusti külmutuskapis ja suletuna. Siis saate teha temast pikka aega häid ja maitsvaid saiu. Head saiategu teile siis, Shabata tegu. Ja järgmine neljapäev me tahaks teile tutvustada täiesti omapärast iseäralikku ka sellist Itaalia pärast saia, millel on väga ilus nimi, Tutto Pugliese. Et tema struktuur juba selline Ciabataline ei tule, ta on täiesti Altamura piirkonnast pärit. Seal on selline jahu, et see on nagu selline kärtskollane, ilus kärtskollane, täiesti eripärane. Et näitame teile siis, kuidas sellest tooteid teha. Kui teil on ka mõni idee näiteks, mis toodet te sooviks teha, näha, siis palun kirjutage, soovige. Ja et soovid saavad siis täidetud, kui vähegi võimalik. Ja kui teil on Shabata retsepti soovite, siis pöörduge palun Kersti poole, Marianne poole ja jagame. Ja kui te tahate tulla siia koos minuga Shabatat, ütleme, läbi tegema, siis palun olete teretulnud. Aga seni siis. Ja. Ahaa, väga hea küsimus. Ma olen unustanud sellest rääkida. Mina küpsetan siis siin nendes kiviahjudes Shabatat. Panen algse temperatuuri 250 nagu ülemiseks temperatuuriks, 240 alumiseks temperatuuriks. Panen Shabatat sisse, siis lasen auru ja pärast alandan temperatuuri, kas siis kuskil 240 ülemine temperatuur, võtan kas 240-230 peale ja alumine 220. Aga mina küpsetan sellepärast, et kuidas teile öelda, et ma arvan, et peaks jätma, kui plaadi peal küpsetada, siis võiks jätta temperatuuri kuskil 240-230. Mina küpsetan otse nagu seal ahjus, sellepärast ma panen natukene madalamaks selle temperatuuri, kuna mul on sai ikkagi koos küpsetuspaberiga seal ahju põhjas, aga auruga. – 22 minutit keskmiselt, oleneb, kui suured need teil on, aga need suured, need tavaliselt sellise suurusega Shabatad on jah kuskil 22 minutit. Need on ka veel krõbedad. Jah. On veel küsimusi kellelgi? Äkki ma unustasin veel midagi rääkida? Aga proovige siis palun teha Shabatat ja kui hakkama ei saa, siis pöörduge Kersti või Marianne poole. Ja siis lepime kokku ja saab koos teha. Head küpsetamist. Ja järgmise neljapäevani siis. Järgmine Itaalia pärane toode. Väga.